Tere taas! Tahan selles videos rääkida osadest, mis need osad on ja mida ma mõtlen selle all ja miks see oluline on. Ja ma räägin ka natuke sellest, et kuidas osadega tegeletakse näiteks psühhoteraapias ja see otseselt puudutab osade teraapiat, mis on eraldi lähenemine, meetod psühhoteraapias. Ja mis need osad siis on? Ja ma toon ka paar näidet pärast seda, et osad on lühidalt sellised, võib öelda eraldi osad isiksused meis. Meie kogu, kui meid tervikuna võtta, siis meie sees on neid erinevaid osasid, isiksuse osasid, või võib ka võtta seda, et neid osad on kõik nagu eraldi, mõnes mõttes eraldi inimesed, eraldi isiksused. Need on väga palju selles ühes tervikus, mis siis nagu kokku moodustabki meie või et kui arvatakse, et ja praegu ka, kui sa mind vaatad siin ekraanis, et ma olen nagu üks inimene, et mis osad, et kus need osad on, siis ei ole niimoodi, siin ei ole üks inimene, et me lihtsalt neid osasid ei näe endas. Mõnikord me oleme neist teadlikud, millest ma ka kohe räägin, mõnikord me ei ole üldse teadlikud. Et need osad ongi need, et see ei ole nagu silmale nähtav, eks ju, siin ei ole 100 mind erinevat, aga need osad on meie sees, meie psüühikas, meie alateadvuses. Ja need osad on, kust nad siis on tulnud? Nad on kujunenud läbi meie arengu selles elus, kus me oleme kasvanud. Seda mõjutab meie lapsepõlv loomulikult, meie keskkond, inimesed, kes meie ümber olid, et sellest tulenevad need osad tekivad meis just nimelt meie arengu ja kasvu tulemusena. Neid osasid võib ka ühelt poolt nimetada, et kui ma olen rääkinud ka varasemates videotes lõhestumisest, ma arvan, et traumade videos ma rääkisin sellest, et võib ka näha, kui tegelikult lõhestunud osi meist, sellepärast et nad on ikkagi eraldiseisvad osad ja nad ei ole üks tervik. Ja miks see nii on selle tõttu, miks meis on need erinevad osad, see on põhjustatud sellest, kuidas see maailm hetkel ja aastasadu on toiminud. Et on mingid osad meist, mida ei ole aktsepteeritud, osad on ka väga palju tunnetega seotud, et on mingid osad meist, mida ei ole aktsepteeritud ühel või teisel põhjusel, kas meie vanemate poolt või meie lähedaste poolt või selle keskkonna ja nende inimeste poolt, kus me kasvasime. Ja need osad ka tavaliselt, mida ei ole aktsepteeritud, võib-olla mida on häbistatud või ignoreeritud, need on tavaliselt meie alateadvuses rohkem peidus, ehk siis me võib-olla isegi ei ole teadlikud neist või me ei taha olla teadlikud, me ei taha nagu ühendust saada nende osadega. Ja teised on, kellest me oleme rohkem teadlikud, kes nagu rohkem on pildis, me teame, et nad on. Tavaliselt ongi niimoodi, et need osad, mida on nii-öelda aktsepteeritud, mis on okei olnud vanemate poolt ja võib-olla õpetajate, ühiskonna poolt, need osad on just okei ja ma tean, et need osad on ja tavaliselt need on ka võib-olla domineerivamad osad. Et näiteks üks osa, mida üsna aktsepteeritakse ühiskonnas on nii-öelda siuke head tegev inimene, kes teeb head selleks, et teistel oleks hea, nii-öelda hea tegevus ka on sellega seotud suuresti, et keegi, kes teeb teistele head, hoolitseb teiste eest, siuke võib öelda ka ema kuju või keegi hoolitseb kuju, see on hästi aktsepteeritud osa üldiselt ühiskonnas. See on midagi, mis ka tavaliselt inimestes, et on rohkem oleneb muidugi inimesest, aga ta on rohkem esil, ta on rohkem teadvustatud, nähtav. Ei pruugi nii olla, aga ma praegu üldistan, kui ma räägin ka nendest asjadest. Ja need osad meist siis, nagu ma ütlesin, on arenenud läbi meie elu. Ja just nimelt, kui tuua näiteks näide osast, mis ei ole võib-olla nii domineeriv ja millest ma ei ole teadlik nii palju. Näiteks osa, kes on vihane või kuri näiteks maailma peale või vihane teiste inimeste peale. Meis absoluutselt kõigis on see osa, võib öelda isegi need võivad olla mitu osa, aga kui võtta üks konkreetne osa meist, see on absoluutselt olemas kõikides inimestes, aga tavaliselt see ühiskond, kus me elame,
need normid, need käitumised, sest hästi palju puudutab seda, kuidas ühiskond toimib, millised on normid, käitumised, arusaamad, tavad, kombed, reeglid, kuidas me nagu suhtume asjadesse, mida me peame väärtuslikuks, heaks ja mida halvaks. Et see on väga palju ka osadega seotud. Ja ütleme, et see heategevus, mis ma rääkisin, et heatahtlik inimene või hea osa, selle vastand siis võiks olla ma ei tea, isekas näiteks osa meist, kes ei huvitu teiste arvamustest või mõtetest, kes tahab ainult ise endale head teha. See osa on meis ka absoluutselt olemas, aga me tihtipeale tendents on üldiselt see, et me ei taha seda osa endast väga näidata. See osa on meist, elab oma elu, aga me ei teadvusta, kuidas ta seda oma elu elab ja kuidas ta toimetab meie sees, see isekas osa võib öelda. Ja seda ka pigem ei soosita ühiskonnas, sellepärast et öeldakse nii, et isekas ei ole ju hea olla. See ei ole ju okei, kui ma mõtlen endale, kui ma mõtlen enda vajadustele, seisan kõigepealt enda eest. Väga tihti seda nähakse isekana. Seal on hästi palju nüansse sellel isekusel ja sellel teemal, aga üldistatult. Ja nüüd see heatahtlik isekas on justkui nagu vastandid ja see, mis mängu need nii-öelda inimese psüühikas mängivad, kuidas nad toimivad, on tegelikult väga huvitav. See sõltub konkreetsest inimesest. Kui tuua veel näiteid sellest, nendest erinevatest osadest meist, mis võivad olla, on see, et näiteks meis võib olla osa, kes usaldab kõiki, tahab usaldada, tahab uskuda, usaldada, loota ja samal ajal võib meis olla osa, kes ei usalda, kes absoluutselt ei usalda teisi inimesi, ei loodagi kuidagi neist võib-olla midagi head, ta ei usalda inimesi, keskkonda enda ümber, ümbritsevat. Ja need mõlemad osad on tekkinud kuskil meis tavaliselt meie arengus, kas mingi trauma tagajärjel, mingi sündmuse tagajärjel. Ja nad ka valikuliselt nii-öelda tulevad esile vastavalt olukordadele meie elus ja mis me läbi elame. Ja siin on üks märksõna, väga oluline märksõna on teadlikkus. Ehk teadlikkus, kui palju ma olen teadlik enda osadest ja nüüd ma võib-olla jõuan kõige olulisema punktini selles videos. Ja see on see, et miks ma üldse räägin sellest teemast? Sellepärast, et kui sa tegeled enesearenguga või käid terapeudi juures, siis see osade töö või osade teraapia neist teadlik olemine on tohutult oluline osa endaga tööst. Sellepärast, et nad mängivad väga suurt rolli meie valikutes, meie elus, meie suhetes, selles, kuidas me teeme või ei tee otsuseid, mida me otsustame nii-öelda teha, mida me ei otsusta teha. Ja tihti me ei ole teadlik, keskmine inimene ei ole teadlik nendest osadest endas. Ja mis väga palju, mida räägitakse ja see on väärarusaam, minu arvates väärarusaam, on see, et me saboteerime ennast. Enese saboteerimine ei ole tegelikult võimalik, sellepärast, et mis toimub, kui me ennast nii-öelda saboteerime, me petame ennast, on see, et meis on üks osa, kes tahab näiteks seda asja, mida me nii-öelda teadlikult tahame. Üks osa tahab seda või on selle poolt ja teine ei taha seda ja on selle vastu. Ja mis me arvame, et siis toimub, on see, et me justkui nagu saboteerime ennast, et me nagu teadlikult tahame endale kuidagi halba teha või seame lõkse endale. Tegelikult see ei ole nii. Mis toimub, on see, et see teine osa meis, kes absoluutselt kindlatel ja nagu ütleme, need põhjused, miks ta ei taha seda, on tegelikult väga õiged, aga meie võib-olla ei ole teadlikud sellest või me ei ole vaadanud sinna enda osasse või sinna kohta. Ja nüüd need kaks osa on konfliktis näiteks suures osas. Üks osa tahab, üks osa on nõus, teine osa ei ole nõus ja ei taha. Ja see ei ole enesesabotaaž, vaid see teine osa, tal on alati, kes ei taha, ütleme. Tal on alati põhjus, miks ta seda ei taha, mida ta ei taha. See on alati ja see põhjus on õige. Ehk siis üks viga, mis tehakse ka on see, et me nagu astume endast üle. Me ei vaata seda osa, kes ei ole nõus või kes ei taha või kes ei ole valmis koostööd tegema. Me hüppame ja lähme kaasa selle osaga, kes tahab seda teha.
ja me arvame, et me saboteerime ennast või kuidagi, et see on enesabotaaž. Tegelikult see ei ole. Mis see on see, et neid mõlemaid osi tuleb vaadata. See on umbes nagu koostöö tegemine välismaailmas. Ütleme, et sul on äripartner või inimene, kellega sa teed koostööd, siis mis on oluline, on see, et mõlema poole huvisid, arvamusi, mõtteid, tundeid, vaatenurki võetakse arvesse otsuse tegemisel või selle tegemisel, mida me tahame teha. Aga kui üks osa meis ei taha seda teha, siis me tavaliselt, mis me teeme, on me hüppame sellest üle või me nii-öelda nagu teerulliga laseme sellest üle ja me teeme seda ikkagi. Ja tegelikult me teeme kahju endale sellega ja liiga. Ja enesearengu seisukohalt või ka osade teraapias, mis tehakse, on see, et see eesmärk on neid erinevaid osi endast tundma õppida. Mida see osa, kes ei taha näiteks teha mingit tegevust või ta ei ole nõus mingi asjaga, kus see tekkinud on? Seepärast, et tal on absoluutselt, kui sa õpid teda tundma seda osa, siis tal on oma põhjus, miks ta ei taha seda teha, mida ta ei taha teha. Tal on oma põhjus, miks ta ei usu või ei usalda või ükstaspuha, mis see on, mis tema seisukoht on. Ja seda tuleb mõista. Tavaliselt ka viga, mis tehakse, on see, et me nagu tahame edasi liikuda oma arengus, oma tegevustes, aga me ei ole mitte kordagi vaadanud sinna teise ossa või sinna ossa, kes nii-öelda, ta ei tööta vastu, vaid tal on lihtsalt oma arvamus asjadest. Ja tal on ka põhjus, miks ta ei tee neid asju kaasa. Ja mis me teeme tavaliselt on, et me üldse ei tegelegi sellega. Ja me arvame, et on võimalik edasi liikuda kuidagi oma, mis iganes, millega me soovime edasi liikuda, aga ei ole. Sellepärast, et me ei ole arvestanud seda ühte osa ja see on ka meis alla surutud osa meie psüühikas ja mis toimub, on see, et ta tuleb ikka ja jälle ülesse, et meile näidata, et see osa meis ei ole teadvustatud või integreeritud või me ei ole mõistnud seda osa endast. Ehk siis see väga puudutab eneseteadlikkust. Ja mis on hea teha, ongi see, et neid erinevaid osi endast tundma õppida. Sellepärast, et kui sa õpid neid tundma, siis saad neist teadlikumaks, nad saavad oma hääle, nad saavad oma koha, oma energia ja nad hakkavad ka paremini koostööd tegema, need erinevad osad, ehk siis neid erinevaid osi endas, ütleme ka vastandlikke osi, on võimalik näiteks üks näide veel, et üks osa, kes tahab kõike kontrollida, absoluutselt kõike enda ümber kontrollida, inimese asju kõike ja teine osa, kes tahab lihtsalt vabaks lasta. Kes tahab lihtsalt olla, kes tahab lihtsalt asjadega kaasa minna ja voolata. Ja need võivad olla kaks vastandlikku osa inimeses. Ja neid mõlemaid on vaja tundma õppida ja nende mõlema vahel saab luua dialoogi meetodiga näiteks sellisel viisil, et kui on aru saadud, mis vanuses see osa tuli inimese ellu, mida ta tahab öelda sellele inimesele, mis tema kogemus ja tunded ja perspektiiv on, see annab talle hääle. Siis see osa tõenäoliselt hakkab ka ühel hetkel paremini tegema koostööd selle teise osaga. Ja sealt võib ka selguda, et võib-olla see asi, mis sa tegelikult väga arvasid, et sa tahad teha, ei olegi see asi, mis sa tegelikult tahad teha. Et tihti me arvame, et me tahame midagi, aga meis on alateadlikud aspektid või asjad, mida me ei märka, mis võivad tegelikult olla rohkem seotud meie sisemist tõega või sellega, mis meie jaoks on õige mingis hetkes. Ja sellepärast on see osade teraapia psühhoteraapias väga oluline ja see on väga-väga huvitav tegelikult neid dialoogi teha. Et see on niivõrd põnev, mis ressursid, seepärast, et need osad võivad kanda ka meis väga tugevaid ressursse, mida me üldse ei tea, et me omame. Ja sellega me oleme ka rohkem, meil on ligipääs, kui me nende osadega me teeme tööd oma ressurssidele, sellele, mis meie sees kõik on ja me ei teagi seda. Sest me ei ole kunagi võtnud seda vaeva, et tundma õppida neid erinevaid osi. Et sellepärast on see osade teraapia väga oluline. Ja teine asi, et sa ei saa edasi liikuda mingi teemaga, mingi asjaga enda elus. Ja sa tunned tõenäoliselt seda ühel või teisel hetkel, kui sa ei ole vaadanud, et mis on see osa, mis on see teine osa või mõlemad osad või mitu osa, mis on seotud sellega, mis sa tahad teha. Ja mida nemad arvavad sellest, mida iganes sa tunned või mõtled või soovid teha või võib-olla seal on nagu erinevaid asju, see sõltub olukorrast ja inimesest ja sellest situatsioonist. Ehk siis kokkuvõttes neid on oluline tundma õppida, sest siis sa saad ka edasi liikuda paremini
ilma takistusteta, sellepärast et igasugune osa, mida sa endas ei näe ja millest sa pidevalt üle sõidad, on tegelikult takistus. Ja see võibki luua selle olukorra, kus sa mõtled, et miks ma mingit asja oma elus ei saa. Ma ei suuda seda manifesteerida või see ei toimi või see ei tööta, siis kindlasti on see üks oluline osa, kuhu minna, on osad meis. Selleks, et lahendada seda olukorda. Et see oli see, mis ma tahtsin rääkida selles videos. Ma loodan, et sa said sellest midagi enda jaoks, võib-olla huvitavat, võib-olla midagi, mida sa ei teadnud varem, võib-olla said mingi vastuse oma küsimusele. Kui sa tahad sel teemal rohkem teada saada, rohkem endast teadlikumaks saada või võib-olla mingit asja endas lahendada, edasi liikuda mingi asjaga, mida sa ei ole suutnud siiani teha, siis võta minuga ühendust meiliaadressil evaliisavahtra@gmail.com. Ma panen selle video alla või siis minu Facebooki lehe kaudu. Ja kui sa soovid, sa võid muidugi kommenteerida selle video all ka oma mõtteid või võib-olla mingeid situatsioone, kus sa oled tundnud seoses selle osade teemaga, et sa oled võib-olla justkui endas näinud mingit osa, sest inimesed tihti räägivad, et nad on tegelikult mõnikord päris teadlikud sellest, nad ütlevad, et üks osa minus nagu tahab seda ja teine osa ei taha. See on absoluutselt õige. Ja nüüd tuleb seda tundma õppida ja seda vaadata. Ehk siis, kui see teema sind kõnetab, palun kirjuta mulle, võta minuga ühendust ja aitäh, et kuulasid ja järgmise videoni. Ilusat päeva!